Tere tulemast Kodustiili nipinurka ja tänases nipinurgas jagame näpunäiteid, kuidas hooldada oma terrassi, nii et terrassil oleks mõnus olla iga ilmaga. Millest alustame? Alustame sellest, et võib-olla igat terrassi ei olegi vaja hooldada, on ju? Jaa, et kui on nagu selline täiesti värske terrass just ehitatud, siis esimesel aastal ei olegi tegelikult midagi vaja teha. Pigem kas järgmisel aastal või ülejärgmisel aastal, peab vaatama, millises olukorrast on. Et siis võib teha. See terrass tahab saada hooldavat kätt? Seda küll, jah. Ja ütleme nii, et alustama peakski hakkama sellest, et hakkame pesema puhtaks. Et on seal mingit mustust, võib-olla vahest isegi mingisugust, ma ei tea, hallitust, et kõigepealt ikkagi puhtaks. Nii, kui kõvasti ma nüüd seda nühkima pean ikka niimoodi, et laud pärast on selline poole õhemba? No mitte nii, aga näiteks kas või sama hari, et ta on juba selliste tugevate harjastega ja niimoodi piisava survega vajutad peale, aga mis tegelikult nagu päriselt aitab, on nüüd need spetsiaalsed puhastusvahendid. Et on kohe selline terrassi ja mööbli puhastusvahend, mis teeb selle poori lahti, võtab mustuse ära, natukene ka valgendab ja sellega siis saab selle terrassi ilusti puhtaks. Ehk siis teen valmis segu ja õõrun sisse, kas ma pean laskma natuke seista ka? No nii paratamatult ta sul jääb seisma, et kui sa seal ikkagi pesed ja puhastad ja kui ta seal isegi paarkümmend minutit või pool tundi peal mõjub, seda parem on. Ja siis loputad veega ilusti puhtaks ja aitad harjaga jälle kaasa ja ongi korras. Ja kui on nüüd ära loputatud, siis ta peaks kuivama. Ikka täitsa kuivaks? Täiesti kuivaks, üldiselt sellise ilmaga selline üks päev. Siis on nagu okei. Ja paratamatult mingisugust, ma ei tea, puit viskab siis kiudu või siis on ka juba olemasolevalt mingisugused teravamad kohad, siis lihvime ta ära. Kerge lihv ja aitab. Ja kui nüüd lihv on tehtud, siis pühime selle tolmu harjaga ära ja lähme õlitamise juurde. Ja õlitamise jaoks on kohe eraldi selline spetsiaalne padi ja õlitamine käib siis selles mõttes nagu lihtsalt, et õli peale, nii palju peale, et näha on, et puit on küllastunud. Jällegi lasta natukene aega seal imbub ja imendub, ütleme selline 15-20 minutit. Ja siis on jällegi teine hästi oluline asi, et üleliigne õli, mis loiku on jäänud, see tuleb ära pühkida. Et seda jätta lihtsalt sinna kuivama? Just nimelt, sest pärast ta hakkab koorma. Ja õlitamine on siis niimoodi, et jällegi esimese asjana kaetakse kõik kohad kinni, kuhu sa ei taha, et see õli nagu pritsib. Ja terrassilaudade vahed on mugav teha sellise pintsliga. Ja kokkuvõttes tegelikult ongi Ansal on selline hästi mugav spetsiaalne terrassi õlitamise ja hooldamise nagu komplekt, kus on siis lihvimistald, õlitamise padi, seesama pintsel. Need pintslid on tegelikult ka erinevate suurustega ja selline mõnus mahukas vann. Millist õli aga meie siin terrassil nüüd kasutama hakkama? Täna me kasutame täiesti uut veebaasil biopõhist terrassiõli, mille osad toorained on ka taastuvad. Ehk siis ikkagi kõik liigub sinna suunda, et see meie jalajälg oleks võimalikult väike siin maamunal. Võimalikult väike ja võimalikult roheline. Nii, ja ma saan aru, et alati enne ikka läbi segada? Just, et gaas maha. Hästi oluline on just seesama segamine, sellepärast, et pigmendid võivad sadestuda põhja ja siis on hea, kui seda nad üles segad ja ka tegelikult töötamise ajal aeg-ajalt ikkagi liigutada. Aga kindlasti on ju see, et mõni tahab, ma juba näen siit, mõni tahab teistsugust tooni saada, et kuidas sellega on, et ikkagi vastavalt soovile? Vastavalt soovile. Hästi kõige mugavam lahendus on valmistoonid ja olgem ausad, ega tegelikult selline karupruun, klassikaline pruun, hästi ilus pruun ongi kõige populaarsem. Aga täna näiteks me kasutame valmistooni, mis on hall, aga on võimalus ka musta valmistooni. Ja lisaks on võimalus ka kasutada toonitud terrassiõli. Ja siin toonivalik on üsna lai ja minu kindel soovitus on ka, et kindlasti toonida. Vahest küsitakse, et ma tahaks täiesti läbipaistvat. Aga pigment on see, mis annab UV kaitse. Ja kui sa tahad hästi sellist nagu aluspinnaga sarnast või naturaalset tooni, siis pigem valida siit selline naturaalne toon, aga ikkagi pigment sisse. Selle õliga võid siis õlitada terrassi, aga ka aiamööblit. Aga on veel puhtam toode, millega siis saab õlitada taimekaste või siis ka näiteks seal kasvuhoone sees olevaid pindasid. Kui ma olen nüüd tubli olnud, kõik need etapid korralikult läbi käinud, siis kaua see terrass ka silmal ilus vaadata püsib? Selle uue õli puhul on hooldusvälp isegi kuni 4 aastat. Ehk 4 aastat ei pea midagi tegema? Jah. Aga kui mul on ikkagi tekib küsimusi, siis ma juba näen siit kõhu pealt. 12.011 on tasuta värviliin, saate küsida nõu. No ikka tekib ju selles, et võib-olla mõni teeb esimest korda alles terrassi hooldust. Kindlasti on targem küsida ennem kui pärast.